Kas sa oled kunagi mõelnud, et päris huvitav, et maailmas, kus me hästi kõrgelt ülistame loogikat ja ratsionaalsust ja kogu aeg tahame olla kõik kangesti mõistlikud inimesed, no nii-öelda tulevikku Excelis välja arvutada, siis tegelikult ei ole mitte need kõige ratsionaalsemad ja kõige loogilisemad inimesed need, kes muudavad maailma. Ja tihtipeale need inimesed, keda me ühiskonnas või maailmas eeskujudena näeme või toome või keda me imetleme, on olnud parajalt hullud. Vähemalt oma teekonna mingitel kas pöördelistel hetkedel või teekonna alguses. Nad on olnud inimesed, kes on olnud nagu piisavalt eluulud, et nad on nagu uskunud, et midagi võimatut on võimalik muuta võimalikuks. Ja nad on uskunud endasse, oma ideesse, oma visiooni, oma tootesse, millesse iganes. Nad on võib-olla uskunud, et ka mingisugune suhe või tulevik on võimalik. Ehk siis maailma muudavad inimesed, kes on parajalt hullumeelsed, kelle peale näidatakse näpuga, kelle kohta öeldakse vähemalt mingis ajaperioodis, et tegemist on külahulluga. Mis tähendab seda, et iga kord, kui sina nüüd kutsud ennast ka korrale või siis võtad kuulda neid inimesi, kes ütlevad, et ole mõistlikum, ole ratsionaalsem, see on ebarealistlik unistus, siis tead, tuleta endale meelde, et kunagi ka Jeff Bezos ja Elon Musk ja kõik teised tüübid, ka tegelikult, olgem ausad, elektri leiutamine, elektripirni leiutamine, auto leiutamine, see kõik tundus kunagi omal ajal paraja utoopiana. Ja nüüd meid ümbritsevat maailma täna ei eksisteeriks sellisel kujul, kui nüüd need indiviidid kunagi minevikus oleksid teisi kuulda võtnud ja oleksid loobunud ja olnud rohkem ratsionaalsed. Jah, loogikat on vaja, ratsionaalsust on vaja, aga see peab töötama sinu visiooni heaks. Ehk siis unista ja unista julgelt, unista suurelt. Lihtsalt teinekord võib-olla vali hoolikamalt, kellega neid unistusi jagada ja keda kuulda võtta.